Järgmiseks kandidaadiks on meil professor Tauno Otto Tallinna Tehnikaülikoolist, kes on siis tootmistehnika täisprofessor tenuuris ja Mehaanika ja Tööstustehnika Instituudi üks programmijuhte ning inseneriteaduskonna arendusprodekaan. Ning tema ettekande pealkirjaks on tootmistehnika, teaduse ja nutika tööstuse ühenduslüli. Palun. Ja aitäh. Pult on vist siin. See pealkiri on võetud selleks, et kuvada Eesti tulevikku, et meie tööstus on nutikas. Ja endast nii palju, et olen siis täisprofessor tenuuris ja tootmistehnika professuur on ka üks siis 8 Tehnikaülikooli tehnika riiklikust professuurist, et kui Tartu Ülikoolil on 12 Eesti keelt ja kultuuri väärtustavat professuuri, siis Tehnikaülikoolil on 8 vastavat tehnikavaldkonda. Juhin siis nutika tootmise uurimisrühma ja olen ka ingliskeelse Integrated Engineering õppekava programmijuht. Ja lisaks on siin ka riiklik teaduse teekaardi objekt nutika tootmise tuumiktaristu, kus siis partnerid on Maaülikool, Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool. Ja alates eelmisest aastast on meil ka targa tööstuse fookus tippkeskus. Olen ka tegev kutsetegevusel, et sel aastal siis on viimane aasta tööstuse ja tehnika kutsekomisjoni liikmena ja olen ka volitatud mehaanikainsener. Ja siin on siis väike pilt laborist, et koera ei võtnud kaasa, aga meil on siis 3 robotkoera ja 2 robotinimest. Kui oli siin arvamusfestival, siis vestlesin korra ka meie majandusministriga, et teadavasti 2011 Eesti ostis 500 Mitsubishi e-Miev elektriautot, et võib-olla oleks aeg, kus me ostame 500 robothumanoid, et proovime kusagil ennem jälg. Et see on paraku nii, et kui tulevad robotid, siis on alati hirm, et nad võtavad ära inimeste töökohti ja see poliitikutele alati ei meeldi. Tootmistehnika on selles mõttes ka oluline, et kui me vaatame leiutust või innovatsiooni, siis iga patent eeldab seda, et see lahendus on tööstuslikult toodetav või rakendatav. Et olen ka ise, nagu Einstein, olnud siis patendibüroos tööl 10 aastat paralliselt Tehnikaülikooliga ja selles mõttes teinud läbi selle arengu patendi insenerist kuni patendi volinikuni. Aga hiljem, kui ülikoolis jõudis minu videomõõtesüsteem Arnold Messile, siis vaatasin, et teadus on ikkagi see, mis on huvitavam kui see, kui sa teed teistele aitab patente koostada. Tootmistehnika on muutumises, et siin on andmed, et Hiinas on paigaldatud rohkem tööstusroboteid kui mujal maailmas kokku ja 2028 plaanib Hiina toota siis 100 miljardi euro mahus humanoidroboteid. Et see on suur ambitsioon. Ja paratamatult see mõjutab ka muid maailma, et ka Saksamaa näiteks Mercedes on öelnud, et nad võtavad humanoid robotit enda autode tootmisel kasutusel, et selles mõttes me peame arvestama, et inimene mingis etapis tootmises ta võib asendada siis ka robotlahendusega. Olulised tulemused on see, et me oleme loonud siin tööstus 4050 õppe- ja teaduslaborid. Et võib-olla kõige suurem läbimurre oli 2017, et siis oli Eesti eesistumise periood ja õnnestus ära võtta siis Inglismaalt selline juhtiv konverents nagu Mono Future, tuua see Tallinnasse ja just samal ajal sai valmis ka siis teaduse teekaardi labor, kus meil oli siis nagu Tallinnas oli siis nii 3D printer uus, kui ka siis seda toetav siis virtuaalne ja siis automatiseeritud robootika labor ja Maaülikoolis vastavalt siis kompuutertomograafi labor, et kui nüüd tulid ka siia tööstusjuhid ja juhtivate teiste ülikoolide professorid, siis see nagu avas uusi tuuli ja võimaldas siis siseneda ka sellesse Euroopa kõrgseltskonda tootmistehnika valdkonnas. Ja
alati olen siis hoidnud ka endal kõrval ühte sellist haridusmeedet, et nüüd Erasmus või Leonardo meetmetega oleme siis alati kaasanud ka tulevasi teadlasi enda tegemistesse, et laboris tegutsevad tudengid ja siis läbi siis projektide, europrojektidega siis teeme koostööd ka nii, et valdavalt Itaaliast just tulevad siia tudengid ja meie omad lähevad sinna vastu, et selline koostöö on nagu tootnud ka siis järelkasvu meile. Võib-olla siis selline vaade laborisse see, et mis seal köögi poolel juhtub, ongi see, et kogu selline näidislabor või demokeskus on virtualiseeritud digikaksikuna, et iga tool, iga laud, iga robot, temast on digitaalne kaksik ja see võimaldab siis luua simulatsioone ja mängida läbi olukordi, et kui on siin näiteks Wallenberg on öelnud, et ilma riskita ei ole äri, siis see teaduspool võimaldab seda riski vähendada, et kui tööstur tahab midagi toota, siis alati on mõistlik seda ennem laboris läbi katsetada, et kas see lahendus toimib, mis on tema tulemus, mis on tema ohud. Ja siin näetegi, et ühel pool on siis nagu päris pilt ja teisel pool on siis virtuaalne pilt, et nii-öelda tehas sinu äpis või taskus, et see loob võimalusi nii töösturitele kui ka siis tudengitele, et selline virtuaalne klassiruum või laboriruum töötas väga hästi ka COVID-i aeg. Olulisemad praegu projektid on seotud näiteks Virumaaga, et sinna loome keerulise tootestamise arendamise osas uut laborit ja viimased tuuled on siis Euroopas ka selles mõttes, et ka Euroopa tööstustehnika valdkonnas lubatakse selliseid investeeringuid kahetise või dual use seadmestikule, et ka seal siis arvestame sellega, et toetada võimalikku siis kaitsetööstuse arengut. Väga suur koostöö on nüüd tekkinud seoses CERNiga, et mul üks projekt seal lõppes HiFast, kus uurisime siis uusi insenerilahendusi CERNis, et teatavasti seal tulevikus tehakse suuremat arendust, Circular Collider, erinevad versioonid on praegu laual, et oleme seal täisliikmed ja seal insenerirakendusteks on nagu väga palju variante. Samuti ka on siin AI Robotics Estonia EDIH raames on väiksemaid koostööd, et see pakub nagu võimalust teha ettevõtetele test before invest lahendusi, kus siis lihtsalt selliseid uuenduslikke võtteid saab läbi proovida ennem kui need siis ettevõttes rakendada. Ja äsja lõppes ka siis puidutööstusega seotud 5G projekt, 5G Timber, kus siis 2 Eesti ettevõtet olid partneriteks ja neile tegime siis digitaalsed kaksikud. Ja see element siin on siis nüüd 3D prinditud element CERNile, et jällegi, et 5 aastat läks projektiga ja ütleme, et selliseid elemente seal tulevikus kiirendis on vaja nagu massiliselt, et näiteks 3D printimine võimaldab seda siis teha oluliselt efektiivsemalt ja ressurssi säästvamalt. Natuke ka raamatutest, et olen panustanud terminoloogia arengusse ja siin on välja antud ka mõningaid ülikooliõpikuid ja käsiraamatuid, et mis siis seda terminoloogiat kinnistavad või aitavad edasi anda. Et see on minu arvates väga oluline. Ühiskonnas mõttes olen üks nendest, kes siis korraldab alates 2014 konverentsisarja Industry 4.0, 5.0 on ta praegu. Järgmisel aastal tuleb ta Rakveres, et ta liigub siis mööda Eestit ringi. Iga aasta korraldame tudengikonverentsi Baltic Mechatronics sümpoosium koos Aaltoga ja siis üle aasta toimub siis International Dawn Baltic, nüüd on ta siis katuse nime all Modern Materials Manufacturing, kus siis väljundiks on publikatsioon siis Teaduste Akadeemia ajakirjas. Ja aastas 2022 olen siis aastatehase žürii, et siis igal aastal Äripäev annab selle tiitli välja siis suurettevõttele, väikesettevõttele ja siis jätkusuutlikule ettevõttele.
Pärast seda 2017 Monofusi konverentsi avarisid nagu mitmed uksed, et olen siis praegu Rahvusvahelise Tootmisakadeemia CIRP-liige alates 2022. Siis Sotsiaalministeeriumi poolt on siis HERA meetmes on selline tööstuskoostöönõukogu, mis arutab, et kas riigi tööstus on valmis, kui toimub järgnev kriis. Made in Europe on siis selline partnerlusnõukogu, mis arutab järgnevaid uusi programme pikas perspektiivis. EuroXR on siis Euroopa Tehisreaalsuse Assotsiatsioon. Sellega koos tõime siia 2019 ka Euroopa konverentsi ja Monofuture, siis see konverents oli siis 2017. Ja Eight Manufacturingi poolt olen siis nüüd alates sellest aastast uuest olen siis TalTechi poolne koordinaator. Nähtavuse suurendamine, et see Monofuture 2017 oli see, mis tegi võib-olla seda nähtavust suuremaks meil ja järgnevalt ka siis EuroVR, et teaduse mõttes ongi kombinatsioon, et tark toostmine, mida siis saab arendada ka virtuaalkeskkonnas, metaversumis, et see on siis lahendused. Siin on mingid väiksed pildid ka siis laborist, et kuidas võiksin panustada Teaduste Akadeemiasse, on see, et hoida seda profiili, et tööstus oleks pildis ka akadeemia mõttes. Suurendada võib-olla akadeemia rolli tööstuspoliitika kujundamisel. Olen praegu siis seotud Rohetiigri programmiga ja rahvusvaheline nähtavus, et läbi erinevate koostöövõrgustike ka tuua seda siis koosmõju või suurendada seda koosmõju. Mida võiks rohkem teha, on see, et see Proceedings of Estonian Academy of Science, et see oleks nähtavam ja suurema levikuga. Ma arvan, et võiksime rohkem panustada ka sinna HK Unicorn Squadi, et mul endal tütar õpib 2 aastat selles formatsioonis ja olla ka siis jätkuvalt eestada erinevate siis nutikat tööstust tutvustavate konverentside korraldamisel ja esmajoones tahaksin ka seista head, et eestikeelne teaduskeel ja siis terminoloogia areneks. Ja lühidalt kõik. Aitäh, Tauno. Nii, palun teie küsimused. Jüri? Ja terve hulk projekte oli üles loetud, aga kas võiks nimetada mõne olulise teadustulemuse? Aitäh. Olulise tulemus on see, et meil on loodud see digitaalsete kaksikute kontseptsioon, et kui valdavalt maailmas on mindud Siemensi tarkvara peale, siis me oleme need teist teed, et see digitaalse kaksiku visuaalne pool põhineb mängumootoritel ja sisepuul on siis ROS tarkvaral, et oleme seda nüüd teinud siin viimastel aastatel väga edukalt, et ma arvan, et annab nagu sellise sõltumatu ja teistsuguse perspektiivi just väikeettevõtetele. Ja palun, Anu? Suur tänu, et ma küsiksingi nüüd edasi nende digitaalsete kaksikute kohta, et meditsiinis on need mujal Euroopas ja mujal maailmas juba väga levinud. Et kas te oskate öelda, kui kaugel Eestis on nii-öelda inimese digitaalsete kaksikute loomine, et kaugele me oleme sellega jõudnud? Mulle just öelda, et selle kohta on arvatud uus programm. Et jällegi, et mina tootmistehnika vaates vaatan ikkagi nagu seadmeid, et süsteemid, robotid, et nende siis 3D mudelid ja siis juhtimine ja tagasiside, aga inimene läheb tervisetehnoloogiatesse sisse. Aitäh. Aitäh. Te tegutsete tööstusrobootika alal ja mu küsimus on, et kas teil endal ka mõni patent on? Ei ole. Aga kas on plaanis? Patendiga on see asi, et nagu siin öeldagi, et patent on mõistlik siis, kui tal on kommertskasutus.
ja ütleme, et lihtsalt seina peale mul sellist ideed panna ei ole. Kas te julgete öelda, et kogu teie tegevuses ei ole kommertskasutust? On küll, aga ütleks nii, et kui ma töötasin patendibüroos, siis ikkagi nagu põhiline kliendid olid nagu suurtööstused. Suurim klient oli siis Ericsson, et sul peab olema sellise rakendaja taga, kes on sellest huvitatud ja selle võtab kasutusse. Et tihtilugu on mõistlikum hoida see oskusteave endal ja siis minna sellega nagu teadustöödme edasi. Aga minu õpilastel on olemas edukad startupid, nii et vaatan, kuidas teised saavad miljonäriteks, et see on ka nagu kogemus. Kas teil on veel küsimusi? Ma võib-olla küsin vahepeal ise, et me oleme täna kuulnud ka sotsiaalteadlaste ettekandeid näiteks ja kui me võtame tööstus 5.0, siis seal tegelikult on ka oluline aspekt keskkonnahoid, ka sotsiaalsed mõjutegurid, et kuivõrd palju sina näiteks oma töös teed koostööd sotsiaalteadlastega, et tööstuse sotsiaalse aspekti poole pealt? Meil on nüüd niimoodi, et nutika tootmise tuumiktaristus on sees Tallinna Ülikool ja nendel on see kompetents olemas. Ja samamoodi on ta ka sees UFI projektis siis Virumaal, kuhu me teeme ka seda tööstus 5.0 laborit, et läbi selle ta tuleb. Aga ta ei ole nagu hetkel nagu aktiivselt teadustöös kajastatud. Aitäh, Tauno. See digitaalne kaksik on nagu ikkagi nagu veidike nagu inimesele vaadata ja seebida seal. Aga mis su vaade on täiesti pimedatele tehastele, kus inimesed üldse ei lastagi ligi töötavad, automatiseerida ära tootmine tervikuna, maailmas neid juba hakkab tekkima. Ja siis sealt tekivad kindlasti need sotsiaalsed küsimused veel erakordselt suurelt juurde. Jah, et seni, mis on olnud nagu need katsetused, et teha inimeste vaba tehas, et Adidas tegi seda 2017, läks sellega edasi Ameerikasse öeldi, et jah, me anname teile siin ressursi, aga töökohti on vaja luua. Ja siis see sai nagu piiranguks, et tegelikult poliitikutel alati see meeldi, et kui sa oled täisautomaatse lahenduse ja sa ei loo töökohti. Hiinas on neid vist rohkem. Jah, et see tehas viidigi pärast Hiina. Aga Hiina kultuur on natuke teistsugune. Aga ütleme, et kui vaadata nagu kaugusse tulevikku, siis pigem siin jah, et need robothumanoidid ja robotkoerad hakkavad tulema ja mis on veel nagu tunda, et kvanttehnoloogiad, et kvantarvutid on andnud juba ka siis selles valdkonnas esimesi tulemusi, et see artikkel, mida ma kuulsin siin viimase konverentsil oligi, et andis siis suure tehase optimeerimisel, andis siis 1,5 korda kiirema tulemuse, kus see tulemus oli ka nagu parem, et kui tavameetodil oli 6 tundi arvutus, siis kvanttehnoloogial oli siis 4 tundi ja see tulemus oli parem. See on juba tegelikult suur vahe. Et selles mõttes kvanttehnoloogiad tulevad suurelt mängu. Kas teil on veel küsimusi? Kui ei ole praegu, siis täname sind, Tauno. Aitäh.